loen teile Loen. Ja ma loen ka. Ja ma loen. Ma loen. Ja ma loen. loen. Ja ma loen. Loen ka. Ja loen. Mina olen Egert, loen teile katkendi Harald Suislepa raamatust Aeg tuleb maa ja mere peal. Veebruar. Küünlakuu külmakalge. Lumisel katusel vares koogab. Lumiste katuste kohal voogab sinimust valge. Lumisel väljal suuskade sinisooned, kahvatus taevas traatide härmatunud jooned. Härmatan mütsikõrv, härmatan kask, kase all mundrid ja pillivask. Rahvas on vakka kui hingepalvel. Käsklused raksuvad, kannad plaksuvad, valvel 1, 2. Kodukaitsjad, samariitlased, nahkrihmades kaitseliitlased, näod nagu kivist, näod nagu Põhjala põhjakivist. Härmas on Inglise püssi raud, õhk rappub koondlasu äikeses, raks ja raks. Paraadmõõk läigatab veebruari päikeses, rühmad jaod 1, 2, 1, 2, 1, 2. Silindris härrasmees möödub rivist, vana ja paks. Põhjatul näpistab punapalge, lumisel katusel vares koogab. Lumiste katuste kohal voogab sinimust valge. Karukollade ja paberlippudega ehitud algkoolisaalis on aktus. Aknas päike, aknal tolmune kaktus. Sosin, arg köhatus. Pidurus laste sagin, saalis laud. Laual raadio, raadios ragin. Täna kõneleb president kogu Eesti rahvale. Istun viimastes ridades, tõsiste maavillaste meeste seas. Oodates, hinge pidades. Täna kõneleb president kogu Eesti rahvale. Poiss, kuula ka. Hääl ragisev, argipäevane, raugaeas. Elutanner kui tuisune väli on see, ütleb ta. Igaüks meist leima peab oma tee, ütleb ta. Igaüks meist leidma peab õige tee, nii üksikisik, nii ka rahvas ja maa. Eesti rahvas ei pöördu paremale, Eesti rahvas ei pöördu pahemale. See sobiks vaid üksikkihile. Eesti rahvas valib kuldse kesktee, sest see tee viib kõige õigemalt sihile. Kuldse kesktee kirjutamine saatuse kaaluvihile. Teisiti ei saa. Kuldse kesktee palitus on palav. Väljas tuulab, saal kuulab, kuulab ja vaikib kui maa. Lähen koju üle umbe tuisanud välja. Laines hangehari suitseb tuhkjat lund. Kidur pihlakas näeb kivivarve lund. Suman üksi üle umbe tuisanud välja. Jääd täis kulukõrred küürus tuulevaevast. Kuldne kesktee. Kas ka siin on see? Jah, kus on siis minu õige tee? Näen vaid tuisust maad ja puude kõrgust taevast. Taamal kunda korsnad, rasked suitsulipud. Linnatee. Kas see? Tuul ajab mõtted koost. Lund täis talutaet, käes ohjad, hoiab hoost. Trrr, pea kinni, kus sa kurat kipud. Tuisk veab lumeviirge üle tühja välja. Paesed kambriseinad, õlgsed katused, koduaknad. Käin ja otsin, mõttes otsin teed. Tahaks kusagile, tahaks välja, välja. Olen Amelia ja loen katkendi kogumikust Kuulul.
autoriks on Kuu Elina. Armastus ei saa kunagi otsa. Ta võib muutuda ja kasvada, aga ei saa kunagi otsa. Ja tõelisesse sõprusesse mahub armastust nii tohutult palju. Ilmselt ongi tõelise sõpruse juures kõige muu hulgas eriliselt loomulik see, et tema eest tuleb hoolitseda. Mitte midagi pole iseenesest mõistetavat, mitte miski ei seisa paigal. Me kõik kasvame ja oleme pidevas muutumises. Isegi siis, kui midagi meis jääb alatisemaks. Millest sa mõtled? Millest unistad? Mis sind viimati kurvastas? Kuidas ise endaga läbi saad? Kas tead, et olen olemas? Ausalt olen. Nii väga. Aitäh, et tead seda. Kuidas ma saan sulle veel parem sõber olla? Nii väga imetlen, nii väga hoian, nii väga armastan. Kingitust nimega sina. Ma olen Meevi 10. klassist ja ma loen katkendi teosest Rehepapp Andrus Kivirähk. Kui Rehepapp koju jõudis, pakkus vana kratt Joosep talle kuuma körti ja küsis. Noh, mis sula selle häda oli? Luupainaja käis kallal või? Mis luupainaja siukesel prussakal? Lõi Rehepapp käega. Vana lugu, käis mõisasahvris maiustamas ja ajas sisse, mida poleks vaja olnud. Seepi sõi, tola selline. Ehehehehe, naeris vana kratt hambutu suuga. Inimesed on ikka rumalad. Olen ju näinud küll, mis nad teinekord teevad. Üks päev alles käisin sulle mõisast nisujahu toomas. See oli seal üks perekond naaberkülast, isa, ema ja 6 last. Kõiki sõid küünlaid. Isa istus tünni otsas, nuga käes ja lõikas vahaküünlaid nagu leiba. Igal ühel järgemööda tubli viilaka. Ma mõtlesin, et ütlen neile kallis ristirahvas ja küünal pole muuk. Jätke järele. Sooled lähevad umbe. Aga no ega nad kratti kuula. Võtsin oma jahu ja tulin tulema. Hiljem kuulisin, et olid kõik ära surnud sellesse küünlas söömisest. Liivannus sai hea noosi. Ei ole aru peas inimestel. Mina olen ikka öelnud, ära tüki, kui ei oska. Tee endale kratt ja las tema veab. Kratt juba sõlki koju ei too. Aga inimesed ei usalda. Mõtlevad, et kes teab, sealt parem kratt toomata jätab ja sõidavad ise vedama. See on selge rumalus. Kõik.